Laastukatus oli veel eelmise Eesti Vabariigi ajal levinuim puitkatuse tüüp Eestis. Kui endal metsa käepärast, oli laastukatust ka lihtne panna. Laastude pikkus, millest katus koosneb, on olnud piirkonniti erinev. Näiteks Kesk-Eestist allapoole on pikkuseks olnud 63 sentimeetrit, Võrumaal koguni 71 sentimeetrit. Kuid mida mere poole, seda lühemaks läheb ka laast. Selle kohta mina olen arvamusel, et see on pigem sellest, et kui pikk või kui suure oksa vahega mets on kusagil piirkonnas või mis oli laastumasina võimalik kepsu pikkus või paljudest asjadest kokku on tegelikult see laastu pikkus välja kujunenud. Palamuse Kihelkonnakool saab endale 63 sentimeetri pikkuse männi lülipuidust laastuga katuse. Katusemeister Ain Siska jaoks on see esimene kord, mil tuleb paigaldada katust just männipuidust. See tähendab seda, et lintsaega on ümber olev maltspuu ehk kasvapuu on ära lõigatud ja ongi jäänud lülipuit alles, mis on vaigurikas ja kui männist rääkida, siis võib-olla ka ainukene võimalus nii teha. Sellepärast, et maltspuu ikkagi ta ei kesta seal katuse peal. Mis see õige puuliik oleks siis? Seda ei saa nii öelda, et mis see õige puuliik on. Et pigem on ikkagi niimoodi, et kui keegi tuleb vaidlema, siis igas piirkonnas on vastavalt see, et ikkagi mis seal metsast on võimalik kätte saada. Et see on selline traditsiooni silmas pidades ja tegelikult kui katuse vastupidavust ja sama, kes minul õpetas seda asja, see Jaan, kui ta oli tõesti üle 80 juba vanust, tema nagu oskas võib-olla öelda tõesti seda katuse vastupidavust, et tema nagu luges seda kuuske kõige paremaks, tema on Haanja mees ka, tema ütleb, et kuusk on kõige õigem, nagu me kõik Lõuna-Eestis, siis järgmisel on pigem haab ja siis alles männilaast. Aga kui praegu seda laasta, mis mul käes on, et kui on tõesti see maltspuu ära lõigatud, siis ma täitsa usun, et sellel on võrdväärne selle kuuselaastuga. Varieeruvad ka laastu paksused ja kihid. Lõuna-Eesti traditsioon näeb 3-kihilise katuse puhul ette 6 mm paksust laastu. Lääne- ja Põhja-Eestis lähevad laastukihid aga õhemaks ja samas tuleb ette ka rohkem kihte kui 3 või 4. Laastu paksuse kõrval on oluline kriteerium katusematerjali valikul ka laastu toime. Ütleme niimoodi käes olles, et tal oleks seda toimet, oleks piisavalt pikk, et ta oleks murduv ja oleks. Et need, mis ütleme, et mis ma olen näinud, ütleme, et eelmise buumi ajal tehti enam kui 10 aastat tagasi, siis suur osa nendest katustest on läbi tegelikult. Aga just seesama, selle lühikese toimega ja õhukene laast. Kõigepealt on vaja paika saada katuse roovitus. Selleks omakorda on vaja välja mõelda, mitmekihilist katus soovitakse. Kihtide arv tekibki laastu üle ulatumisest. Et kui praegu me näeme siin 3-kihilist laastukatust, siis siin see välja jääv osa on 19 sentimeetrit. Et kui 19 korrutada 3-ga, see on 57 sentimeetrit, siis küsib, kuhu kohta see ülejääk jääb. Siis tegelikult see on nii-öelda jääb selleks osaks, et see on see, ütleme, kus see naelarida on ja selle nagu, ütleme, see 4. kiht tekib. Et seda ei tohi teha, et laastu jagad 3 või 2, eriti 2-kordse katuse puhul. Laastukatuse alumine kiht lüüakse kas poolpikkadest või täispikkadest laastudest, mis vastupidiselt teistele kihtidele asetatakse roovile kumerus allapoole. Et siin ei lähe see laast nii paika nagu katuste peal, vaid siin tuleb keerata see laast täitsa nüüd üle selja. Niimoodi selja peal ja see ülemine ots on allpool. See on sellepärast, et kui seda laastu toimet vaadata, siis siin tekib samamoodi, et siit jookseb toime siia. Et kui näiteks mingi mõra tekib siia, siis jookseb see siit ikkagi vesi alla. Ma pean alustama seda löömist siin selle katuse puhul siit äärest. See laasturead, nagu näete, nad jooksevad edasi-tagasi. Mitte kunagi ühelt poolt ei ole. Ja sellega on niimoodi, et võtan haamri, et selle paneb paika. Tegelikult siin võiks ükski lühem olla. Ja selle esimeseks märgi nööriks võiks panna isegi laua, kui ei ole see nagu selline igapäevane tegevus.
see on sellepärast, et siin on nagu lihtsam, aga ütleme, et meie paneme selle nööri järgi. Nüüd ma valin, mis see sobib. Et nüüd, mina nende eelneva tööga kokku läheks, et mina pean hoopis selle reaga jooksma siit poolt sinna poole. Et ma murdsin selle ära, vaatasin, et laast on nii, keeran ta üldse üle selja ja panengi ta. Ja selle ääre jätan lahti, et pärast nagu siia alla panna. Et alati oleks parem ikkagi võtta täisreaga ja tulla sealt täitsa nagu otsast siia poole. Mul on mõne laastu ära. Niimoodi nad lähevad, need esimesed. See laast võiks ikkagi olla 3-4 sentimeetrit teisele peale. Järgmistel kihtidel lähevad laastud peale juba teistpidi, kumerus ülespoole. Selle juures on oluline jälgida, et laastude süü oleks ühtmoodi allapoole, et vesi vahele ei saaks. Ning kui esimene rida sai löödud täispikkuses laastudest, lõigatakse teise rea laast pooleks, sest muidu läheb katus alguses liiga paksuks. Nüüd me sai esimene rida paika. Nüüd me jõuame nii-öelda selle teise kihini. See nüüd tuleb teiselt poolt, et kogu aeg ongi ühelt poolt teisele poole selle katusega käimine, et selle laastu löömisega siin katuse puhul, et näiteks see oli natukene, siin on märga saanud ja ta on selline isegi pehmem, hea sisse lüüa ja see oli ka tegelikult siin selle katuse puhul, et traditsioonilisel meetodil paigaldada ja muinsuskaitse oli kohe, et võiks leotada, nii nagu siin piirkonnas vanasti oli tehtud. Aga seal leostamise kohta on niimoodi, et see laast peaks ikkagi kuiv olema. Just kevad on kõige hullem kui kevadel, ütleme, et aprillis, kus on puud lehes veel ei ole, õhuniiskus on madal, võttagi seesama laast, mis on löödud, sellega minna katust tegema, siis see on kindel, et see katus läheb lõhki. Nüüd tuleb see põhirida. Et kus ongi, et see teine rida läks ka täpselt toime järgi. Siin on täpselt sama, et jätab, et kui siia pärast alla peab panema, siis selle ääre peab lahti jätma. Paneme selle kinni, siis selle laastu võtame eest. Sa paned ta siis nagu niimoodi, et see alumine kiht jääb selle uue laastu keskele kuidagi või see ütleme, seda võib ka vaadata ikkagi jah, et selles mõttes, et ta oleks, ütleme, et see sama, et seda ma ei ütle, et ta peab olema keskel aga see on pigem see tunnetamise koht, et siin on terava nurgaga, et ütleme teise rea peal jookseb võib-olla laast paremini, et võtan selle paki siia poole ära, et pigem on selline nagu ühtlane käekiri või pigem midagi sellist, et jälle üks puu tuleb, et see järkamine on ka puu puhul oluline, et pigem olgu jah, et see esimene rida siin viisakas, võimalikult korrektne ja peale katmine ka, et esimese puhul on ka see puidu märgumine siit otsast ikkagi on päris suur, et siin võib isegi võib-olla natukene rohkem peale katta ka võib-olla kui selle ülejäänud ridadega, et siit järjest läheb nüüd, et see nöör oleks nüüd isegi allpool on natukene. Selle rea ma panen nüüd siit alt kinni, et see rida oleks nagu tugev. Aga muidu me paneme, järgmised read lähevad siit kinni. Et alati peab ikkagi nael saama ikkagi roovi pihta, mitte jääma kuhule kihtide vahele lihtsalt. Ja teine oluline on see, et need laastu otsad ikkagi küüniks siia roovi peal oleks hea. Et ikkagi sellest läbi mitme kihi oleks see nael kinnitatud. Et ei jääks kuhule vahele, eriti see on kahekordse katuse puhul selline oluline, et see ei jääks kuhule sinna õhku. Nüüd on ka selgelt näha, kuidas moodustuvad kihid katusele. Meil on vaja seda esimest kihti 3-kihiliseks saada siia, aga see, mis nüüd tuleb, see on juba, selle paneme nüüd siit ülevalt kinni, siit ta läheb kinni ja me lähme järjest nende ridadega, siit lähme ja niimoodi moodustubki see, et eriti siit kõrvalt on vaadata, et 1, 2, 3, et see laast nüüd küünib siiani, see on see keskmine koht selle laastul ja see on ütleme, et selle ülemise laastu see osa ja siia jääb see 4. kiht selle naela üle katte mõttes jääks. Et tegelikult seal nende vanade katuste puhul see pealmine kiht, see nagu päike teeb oma töö, et ta pudeneb ära. Et kui katust vaadata nagu seal vastas on üks vana hoone, et sul kaavadki katuseread ära, et ta on selline, et siis hakkab nagu ütleme, et hakkab tööle see alumine kiht ja sealt edasi läheb
ja lõpuks sellele kihile jõuab. Et tegelikult peaks rahulik nii-öelda puidu lagunemine selline pudeneb alla. Aga kui see, et kui katus on seal, olen näinud kahjuks 5-6 aasta vanune ja sealt lihtsalt murduvad laastud ära, siis see ongi see, et see laast on selline murduv, pehme, habras ja ta lihtsalt ongi, et kui päike natukene teeb oma tööd, ta lihtsalt kukub sealt ära ja ongi see, et 7-8 aastat ja roov paistab ja inimesel meel kurb. Et siin on palju asju, materjali valik, töö korralik ja siis on lootus, siis on kindlustunne, et see asi peab, see lihtne asi peab.